No näete, siin vist on seda vajumist kõige paremini maja väljastpoolt näha. Tänaseks on see siis vajunud pea 40 sentimeetrit. Ja kui veel mõni aeg tagasi MAPRi ehitus endal süüdi näinud, ettevõtte leidis toona, et kurja juur peitub hoopiski kõrval krundil toimunud ehitustöödes. Ei tea, kas saadi aru, et sellel kaasusel võib olla MAPRi ehitusele tohutu mainekahju. Igatahes MAPRi ehitus on vastu võtnud otsuse, et seesama maja lammutatakse ja juba järgmiseks sügiseks ehitatakse siia asemele täpselt samasugune uus maja. Tegemist on Tartu jaoks tõesti erakordse juhtumiga, et nõnda uus hoone lammutatakse maani maha ja ehitatakse samal kujul asemele. Ma ei saa öelda, et minu sees rükkab rõõm, et ma olen nagu kahtlemata väga nagu lootusrikas. Väsinud tunne on, et väga sellist eufoorias ei ole, aga jah, loomulikult on hea meel, et see niimoodi lõppes. Ma arvan, et keegi ei taha tegelikult seda läbi elada. Ma arvan, et ükski inimene ei vääri tegelikkuses seda, et nende koduga juhtub midagi nii drastilist. Nii kirjeldavad idüllilisele Emajõe kaldale Lubja 2A kortermajja kodu ostnud Ulla ja Virge, mis tunded neid valdasid, kui MAPRi ehitus läinud nädalal ootamatult teatas, et viltu vajunud maja lammutatakse ja asemele ehitatakse uus. Ulla ütleb, et tema pere oli enne seda juba leppinud olukorraga ja abikaasaga otsiti võimalusi, kuidas jätkata kodulaenu tasumist. See oleks meie elu väga keeruliseks teinud ja just seetõttu, et sul pole mitte midagi tulevikus, et maksad laenu ära ja teadmine, et tegelikult pole sul mitte midagi ja mingit uut võimalust ka ju laenu võtta ei teki. Lubja 2A kortermaja ehitati 10 aastat tagasi ja 2022. aasta detsembris hakkasid majaelanikud märkama anomaaliaid. Näiteks, et vesi jookseb duši all käies valele poole või et uksed ei tule enam lahti. No eks ta kõndimisel annabki tunda, et välisuksest tuled sisse ja siis hakkad niimoodi ülesmäge marssima, et elutuppa jõuda. Aga et kui on vaja tööle minna, siis teistpidi on jälle nagu samm kergem, et välisukse poole on lihtne minna. Pärast erinevaid uuringuid ja ekspertiise jõudsid maja elanikud järeldusele, et tõenäoliselt on probleeme vaiades. Nimelt väidetavalt nägi eelprojekt ette, et siin peaksid olema terasest puurvaiad. MAPRi ehituse palvel seda vaiade plaani muudeti ja need vaiad asendati peenemate vaiadega. See, kas vaiad on Lubja tänava maja vajumises süüdi, saab kinnitus siis, kui hoone lammutatakse. Ma ei tea ju, mis see põhjus on, miks vahepeal meiega ei suheldud. Ma väga loodan, et see sama ikkagi tahe ehitadagi kodusid, need, mis ka inimestele jäävad kodudeks, on see võib-olla, mis neid siis motiveerib. Pöördusime ka maja teinud MAPRi ehituse büroosse, et teada saada, mis sundis ehitusfirmat nii äkitselt meelt muutma. Siit ettevõtte Tartu kontorist öeldi meile, et antud teemat kommenteerib ainult ettevõtte juhtkond. Kuna aga juhatuse esimees on hetkel Leedus ja tegevjuht puhkusel, siis ühtegi intervjuud me täna siit ei saanud. Ometi hommikul saadeti välja pressiteade, kus siis juhatuse esimees Priit Jaagant ütleb, et Lubja 2 kortermaja lammutamine ja uuesti ülesehitamine on moraalselt ainuvõimalik. Meediale saadetud avalikus kirjas jätkas ettevõtte juht, et Lubja 2 elanikud soetasid majja aastaid tagasi kodu, mille nende firma ehitas ja nad soovivad nende kodutunde taastada. Läinud nädalal sõlmitud kokkuleppega pandi paika ka see, kuidas jagatakse ülejäänud kulud. Meie omanikena oleme valmis kandma neid kulusi, mis meil on kas siiamaani olnud või mis on selle protsessi käigus, kus me ei saa elada, sest meie soov ei ole kunagi olnud nagu teenida selle pealt, et selline olukord on tekkinud, vaid minu enda nagu isiklik soov on olnud lihtsalt, et meil oleks see kodu olemas, mille me oleme ostnud. Enne lammutustöid võtab ehitusfirma korteritest välja ka köögimööbli ja sisse ehitatud kapid, et need hiljem uude majja tagasi paigaldada. MAPRi ehitus selles mõttes on väga õige otsuse teinud, et see on nii elanikele kasulik kui ka linnale. Et praegu on esitanud MAPRi ehitus meile ehitusteatise hoone taastamiseks. Me ei pea menetlema siis lammutusluba, ehitusluba püstitamiseks ja mingeid uusi nõudeid esitama, vaid me saamegi selle sama vana projekti alusel siis lubada neile uuesti ehitamist. Uus kortermaja peaks valmima järgmise aasta sügiseks.